3 kuud pärast Ameerika Ühendriikide rünnakut Iraani vastu, milline on olukord Lähis-Ida rindel? Teeme olukorrast ülevaate praegu. Ametlikult kehtib alates 8. aprillist relvarahu, kuid see ei tähenda, et sõjalised tegevused oleksid lõppenud. Mõned pommitamised ja tulevahetused toimusid mai alguses. Samas kui 26. mail viisid Ameerika Ühendriigid läbi uusi rünnakuid, sihtides Iraani laevu ja raketistardipaiku. Ameerika versiooni kohaselt miinutasid laevad Ormusi väina. Samal ajal jätkuvad kaudsed läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Aprilli alguses ei toonud kahe leeri esindajate omavahelised kohtumised mingit edasiminekut. Sellest hetkest jätkusid läbirääkimised ainult kaudselt, Pakistani ja Katari vahendusel. Kuid 23. mail teatas Trump, et läbirääkimised on lõppfaasis ning peagi sõlmita Iraaniga kokkuleppe väina taasavamiseks ja konflikti lõpetamiseks. Iraani avaldused on aga ettevaatlikumad. Islami Vabariigi pressiesindaja on eitanud, et kokkulepe on lähedal ning ka meie jääme selles osas väga skeptiliseks. Lisaks vastastikustele rünnakutele on läbirääkimistel laual veel palju muid probleeme. Ameerika Ühendriigid soovivad peatada Iraani tuumaprogrammi, samal ajal kui Islami Vabariik püüab vabaneda sanktsioonidest ja mereblokaadist. Lisaks on endiselt lahtised küsimused Iisraeli rünnakute kohta Liibanonis ja Gazas, kus Iraani liitlased on jätkuvalt Iisraeli riigi surve all. Hormuzi väin on endiselt pantvangis. Alates konflikti algusest teame vaid 19 laevast, mis on seda merekitsust ületanud. Kas sellistes tingimustes jõutakse tõesti kokkuleppele? Ja mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.